Tere, Mari! Täna räägime sinu tagasisidest, et mis sina oled saanud siis Black Stuffiga. Räägi meile kõigepealt natukene iseendast. Mis ma iseendast oskan rääkida? Loodusarmastaja, aktiivse eluviisiga, sukelduja, reklaamiproduktsiooni peal töötav tavaline keskmine eestlane. Tavaline keskmine eestlane, kes hoolib loodusest. Jaa, mulle see endast rääkimine on alati natukene kõige keerulisem osa kõikide selliste vestluste juures. Okei. Aga lähmegi kohe edasi, et kuna meil toit tänapäeval on järjest rohkem töödeldud ja mineraalide vaesem, et siis milline on sul muidu toitumine ja üldine elustiil? Et kui oled looduse sõber, siis kindlasti võib-olla ka tarbid siis puhtamat toitu või kuidas sellega? Jah, ma liha ei söö juba vist 6 aastat, ma arvan. Ja mõningaid mingisuguseid piimatooteid, talukanade munasid ja niimoodi toituna, aga üldiselt ma arvan, see üldine nagu läbijoon on lihtsalt teadlikkus, et vaatad, kus su toit tuleb, et oleks palju värsket ja et kõik oleks võimalikult kodu lähedalt. Ehk siis siit meilt Eestist või siis kui puuvilju söön, siis üritan jälgida seda, mis parasjagu on hooajas, et mitte, et nui 4 pean kogu aeg sööma ainult ühte oma lemmik puuvilja või lähen poodi ja natuke uurin nagu tausta, et ei tea lihtsalt nagu võib-olla siis teadlikult toitun ja tunnetan, mis kehale hea on. Okei. Aga sa ütlesid, et see liha ei ole nüüd pikalt söönud, et kas mingeid toidulisandeid ka kõrval on vaja võtta? Või üldiselt, kas kasutad selliseid asju? Mina olen paar korda, ma ikkagi aastas korra oma rauda testin, sellepärast, et ma olen selline suhteliselt, ma ei ole väga süstemaatiline, ma pigem siuke lillelaps, et siis vahel ma võib-olla nagu ei suuda võib-olla seda menüüd või mitte ei suuda, või kuidagi aeg läheb nii ruttu ja kuidagi sööd nagu tunnetuslikult ja siis vahel mul on nagu rauda olnud vähem, vist 2 korda, kui võiks olla. Ja siis ma olen rauda võtnud ja ma söön tegelikult küll toidulisandeid ka, aga et kas nüüd peab võtma, ma ei saa teist rääkida, minu keha ütleb, et on seda tuge vaja, aga jah, mis puudutab seda toitumist just või taimetoitlust, et siis ma seda rauda nagu võtan aeg-ajalt juurde kuuridena. Aga jah, seal on ikka veel mõned elemendid, mida ma võtan, jah. Okei. Aga Black Stuffi ka tarbitakse hästi erinevalt. Et osad need, kes tahavad just, et toitaineid imenduks paremini, võtavad siis toiduga koos ja funktsionaalse meditsiini järgi tuleb sellised ained, mis väljutavad kehast toksiine ja siis mürkaineid võtta toidukordade vahel siis. Et kuidas sinul see on, et kas sa võtsid toiduga, toitude vahel ja kaua üldse sa kasutanud oled praegu Black Stuffi? Issand, ütle sina nüüd, millal me seda asja alustasime. Minu nõudmine oli, et peaaegu 6 aega vähemalt pean saama teda enne kasutada üldse, on ju. Ma arvan, et nüüd äkki hakkab see kuu vaikselt täis saama. Seda pakki mul natukene on veel alles. Ma arvan, et alla 3 on mul alles seal veel. Eks et ütleme, et umbes 6 aega ma arvan, et ma olen võib-olla mingi, kõik kokku, võib-olla mul 4 päeva on vahele jäänud siin ja seal, aga üldiselt. Ja nagu te võite näha minu otsaesises, siis mina olen seda võtnud ilma toiduta. Et siis, et ma isegi kusjuures ei mõelnud seda läbi niimoodi, et mina kuidagi tunnetuslikult hakkasin teda võtma siis hommikuti enamasti, vahel ka õhtuti, kui on ära ununenud. Ja iseseisvalt ja puhtalt, et mina isegi ei sega teda toidu ega mingi kohvi ega millegagi, vaid lihtsalt võtangi nagu veega. Või siis vahel ma segan teda kombucha sisse ka. Pulbri varianti siis on, jah? Jah, pulbri varianti. Trinerot ma võtan ka, aga nüüd seda ma alles hiljuti hakkasin võtma, et need on natuke 2 eri teemat minu jaoks, mida ma nagu Black Stuffiga tajusin ja mida ma siis seda trinerot juurde võttes nagu hakkasin tajuma. Aga igaüks ongi erinev ka ja kõigil on erinevad tulemused. Et mõnedel näiteks naisterahvastel on rääkinud, et on juuksed pisut kauem puhtamana.
siis osad inimesed on nahaprobleemidega saanud leevendust või siis mul endal näiteks soolestik, et ei ole enam siis kõrvetisi ja nii palju erinevaid probleeme, mis on nagu leevendust saanud, aga sinu puhul siis punnid tulid, et kehapuhastusreaktsioon hakkas ilusti tööle kohe. Ja täiega. Mul on selles mõttes, et olen väga positiivselt meelestatud. Minu jaoks nagu on okei olla täpselt nii punniline, kui keha parasjagu nõuab, on ju. Et toitumine, naistel tsükkel, stress, nagu need faktorid on nii palju, mis neid võib tekitada. Aga ja mul tekkis täitsa niimoodi, et mul tuli otsa ette, mul tulid pea naha peale mõned üksikud väikesed ja isegi ka nagu ma tundsin kukla peale, et tõesti minu keha hästi nagu, minu näonahk väga indikeerib kohe, kui midagi mu kehas toimub. Et ei taha sellega kedagi ära hirmutada, vaid vastupidi, minu jaoks see nagu kuidagi kõnelebki sellest, et mingisugune protsess nagu kehas toimib. Ja, et see võib juhtuda, et sellega peab inimesed arvestama. Et see on lihtsalt kehapuhastusreaktsioon, et see on täiesti normaalne, et lihtsalt keha saaks puhastuda, et siis on variandid. Praegu on väga hea aeg seda teha, me niikuinii istume kõik kodus ja ei pea. Keegi näe meid nagunii, et vahet ei ole. Suurepärane aeg detoksimiseks, ja. Aga kas mingeid muid muutusi muidu ka oled märganud, et mis see Black Stuff teinud on? Ja teine asi on seedimine. Ma tunnen, et ongi keha on nagu hästi siuke kerge. Kuna ma ka, mul siin ikka nüüd on olnud mingid mõned päevad, kui on siin mingid saiakest või siukest asja söönud võib-olla, mis nagu, või pitsat, või pastat, mis on kehale tavaliselt nagu raskem ja seob vedelikku ja seetõttu nagu seedimine läheb aeglasemaks. Et ma kuidagi tunnen, et mu kehal on nagu lihtsam toime tulla kõikide asjadega. Ma tunnen, et kõik on nagu kerge ja mõnus. Et kuna see aine siis on ikkagi see, mis peaksime saama kätte just sellest samast toidust, siis ta lihtsalt lihtsustab seda seedeprotsessi. Et ma tean, mul üks hea sõber ka, kes sööb oma toitumiskavade järgi hästi palju, kuna ta käib jõusaalis, tahab nagu massi kasvatada. Siis ta ütles, et tal vanasti oli nii raske süüa neid suuri koguseid, aga nüüd on nagu palju lihtsam, sest et lihtsalt seedimine käib nagu kiiremini läbi, et keha suudab nagu sellega hakkama saada palju lihtsamini. Et sellepärast kasutavad tegelikult ka Soomes mägisuusameeskond Black Stuffi, et see, seal mägedes on see rõhuvahed ja seal on raske siis soolestikul, kui pärast sööki nagu ei saa mäele minna, et nüüd saab palju kiiremini minna. Okei. Ja ma tunnen küll, et ta tõesti nagu üleüldisemalt olemist ongi nagu teinud kergemaks, sest et ma tunnen, et mu keha nagu reageerib toidule hästi, mis ma sinna sisse panen ja ta nagu, ma tunnen, et ta toetab organismi. Et selles mõttes ükskõik, kas on siis see, et aitab mul neid kiudaineid paremini imendada või mis iganes, aga igal juhul ma tunnen nagu vahet küll. Okay. Eks ta pigem ongi alati tunnetuslik, et kuidas iga inimene seda tunnetab, et kõige parem ongi ju saada enda kogemus ikkagi. Et aga mis tahtsin veel öelda selle kohta oli see, et see lihtsalt on väga nii-öelda slippery slope või siuke libe tee, et nagu saiakest on lihtne süüa, et kui võtta Black Stuffi peale ja samamoodi ka näiteks alkoholiga. Teil on väga lihtne ka pommakat pidada, kui on Black Stuffi võetud, et ei läheks nagu, seda ei hakkaks ära kasutama nii-öelda halval eesmärgil, et enda keha vastu tööd. Tead mis või? Ega vahel on vaja, vaata, sellega on nüüd niimoodi, et ega meil kõigil on nagu mingisugused oma meetodid, et stressiga toime tulla ja toit kindlasti on nagu väga suur lohutus on ja kõigile meile. Ja alkohol ka, et nagu tead, vahel, selles mõttes, et mul nagu meeldib see, et me kõik oleme päeva lõpuks inimesed ja ma arvan, et jah, see ei saa olla harjumus, ei saa toetada mingisugust nagu sõltuvust on ju, see on nagu äärmus, aga üldiselt vahet seal on selles mõttes, et kui me leiame töövahendid või mingisugused toidulisandid, muud asjad lihtsalt, mis meid aitavad toimida jumala eest nagu, et peaasi, et me ennast oma kehas hästi tunneme, siis toimivad muud asjad ka. Ja absoluutselt. Ega ma ise samamoodi vahepeal ikka saab ka alkoholi tarvitada, aga
aga jah, kui igapäevaselt Blackstaffi näole toetuda sellega, siis oleks natuke jama, on ju. Seda kindlasti. Aga meil tuli tagasiside selle puuporelioosi tüsistuste leevenemise kohta ka ja peale see mitmes kohast nii Eestist ja Lätist ka. Ja peale seda me avasime selle puuporelioosi siis testgrupi ka ja su ema osales ka selles testrühmas või osales? Ja ta siiamaani ka võtab ilusti Blackstaffi. Okay. Kas tema muidu ka rääkinud on mingit vahet või on tunnetanud? Teate, ma ei ole olnud kodus nii kaua ja praegu on 2 päeva olnud hästi töine, et ma ei ole emaga saanud rahulikult lobiseda veel. Mul tegelikult täna see aeg alles, et kui saame rääkida, siis ma kindlasti annan teada. Selge. Aga siis võib-olla see ongi järgmises videos, et saab emaga rääkida. Et kuidas ja, just. Ja. Et kõige tähtsam meie jaoks ongi need ausad tagasisided ja igaüks, kes tunneb, et tema tahaks ka rääkida ja jagada oma lugu, et on tõesti abi saanud. Et mõnedel ei ole siis, või mõnedel on raskemad olukorrad. Sina tunned lihtsalt, et see on nagu toetanud sind ja nagu abistanud, aga mõnedel on nagu suuremad probleemid, mis on ka saanud lahendust ja tihtipeale ollakse hästi skeptilised algused, mis on täiesti arusaadav. Ja sellepärast olekski hea, kui inimesed siis jagaksid enda lugusid, et mina ei peaks rääkima, et mida see asi teeb, vaid see tuleks inimeste enda suust. Sest meil on, see ongi meie eesmärk, et lihtsalt aidata võimalikult paljusid inimesi. Et ega see ei tule sellest kohast, et lihtsalt palju müüa. Et igaüks on meie jaoks eriline ja tähtis. Ja siis on hästi oluline nagu ka see tausta võib-olla nagu uurida, et teil tuleb kodulehekülg ja see vegan ajakirja artikkel ka, et tegelikult skeptilisus on ilmselt nagu väga tihti selle koha pealt päris täpselt võib-olla ei saada aru, et mis seal mõjub või kuidas see toimib või mis need asjad seal on. Ja sellised sõnad nagu mikrobioom ja teil see pulviinape ja kõik sellised asjad, et need on nagu ma lihtsalt soovitaks inimestel võib-olla ja mis mind ennast nagu ka, et kuigi tunnetuslikult ma sain ka aru, et see on üks põnev toode, aga minul nagu meeldis lihtsalt nagu lugeda selle kohta, et kuidas meie organism toimib ja seeläbi nagu aru saada, mis kohta konkreetselt siis Blackstaff nagu toetama peaks. Et jah, praegusel ajal väga suur asi on ikkagi kriitiliselt suhtuda igasugusesse infosse ja ühtesi ka nagu leida endasse motivatsioon leida nagu õige info asjade kohta, et see on ka kindlasti hästi oluline. Ja, absoluutselt, et meil on nii hea meel, kui inimesed tulevad ja küsivad selliseid häid küsimusi või selliseid teravaid küsimusi, mis panevad natukene kahtlema, sest et see on arengukoht. Et siis me alati saame jälle küsida tootjalt ja alati nagu uurime, et inimesed saaks oma vastused kätte. Sest väga palju selliseid küsimusi, millele me ei teagi vastuseid. Me ei hakka üldse nagu valetama. Ja nii palju, kui me suudame, üritame siis harida ja seda infot välja saada, et inimesed saaksid siis teadlikumaks ja oskaksid paremini enda kehast kanda. Okei, kas tahaksid lõpetuseks veel midagi siia öelda enda poolt inimestele? No ma tean, et on olemas kood, mida saab kasutada, kui kellelgi nüüd tekib puhtalt minu video pealt, on ju. Mis see kood oli, ma ei mäleta enam. Marii 15. Ja Marii 15, sellega saab 15% alla, on ju. Et võib-olla see on väike lisamotivatsioon, et kui natuke soodukat saab, et siis saab nagu võib-olla proovid julgemini, sest et kindlasti rahakoti rauad ei ole kummist kõigil praegusel ajal, on ju. Aga üldiselt mina soovitaks lihtsalt proovida ja lugeda selle kohta ja tunnetada nagu ära, et mulle väga meeldis teie brändi puhul see, et kui ma hakkasin nagu lugema selle kohta ja sinult küsimusi küsima, siis ma sain kõikidele küsimustele vastuseid ja ma sain viiteid ja tegelikult kui lugeda sealt teie kodukalt seda, ma ei tea, kas te olete nüüd jõudnud muuta või ei ole, aga igal juhul minu jaoks kõige informatiivsem osa teie kodukal oli see korduma kippuvad küsimused, et sealt sektsioonist nagu saab hästi mõnusa ülevaatliku ja toreda info selle kohta,
et minul nagu tekkis sealt see tunne, et see on täiega siuke asi, mida ma tahaks proovida. Et võib-olla lihtsalt julgustan proovima, halba ta ei tee. Ma olen ise kindel, et 95% need asjad, mida ma olen tundnud, et need ikkagi on seotud Blackstaffiga ja ma arvan, et meie kehadel on praegu jõudu vaja ja see aitab seda jõudu nagu kehas säilitada ja tõesti, kui on mingisugused terviseprobleemid, kõik see, mis sa nimetasid, psoriaas ja igasugused lööbed ja asjad, et praegu on väga stressirohke aeg. Ma usun, et siuksed asjad inimestel löövad rohkem välja ja mõtle, kui tore, kui äkki tulebki sealt abi nagu nendele asjadele ka. Ja samamoodi ju et samamoodi ka näiteks praegu sel ajal unetused ja ka energia puudumine siuksed asjad on ka osadel inimestele nagu või aitan nendega, et ma ei saa garanteerida absoluutselt midagi ja ma ei lubagi midagi, aga see võib olla üks asi, mis toetab siis seda, et oleks rohkem energiat. On väärt katsetamist muidugi 100%. Selge. Ja. Aga suur aitäh sulle, Mari, ja siis järgmise kuulmiseni.